head konservatiivse Harjumaa jälgijad. On pühapäev. Aasta 12. nädala 7. päev. 2025. aasta lõpuni on jäänud 283 päeva. Filmi tegemise universumis oli see hea päev läbi ajaloo. Filmimaailma ilmusid paljud säravad tulevased tähed. Olgu siis täpselt 115 aastat tagasi ehk täna, 1910. aastal, Päikesetõusumaal sündinud Akira Kurosawa, kes on ilmselt kuulsaim Jaapani päritolu filmimees, või siis sihtida tänast päeva aastasse 1970, kui Eestis esilinastus meie rahva jaoks üks legendaarsemaid filme, Viimne reliikvia. Need pärlid, mida nimetasin, jäägu siis filmimaailma, meie siin vaatame üle pärlid poliitilises maailmas, mis kerkisid esile konservatiivse Harjumaa lehel viimase jooksva nädala sees. Nagu ikka, vaatame üle kõigepealt iga päeva populaarsemad asjad ja siis tõstame platele nädala top-uudise. Selle, mis osutus nädala kokkuvõttes konkurentsitumalt kõige loetumaks uudiseks. Esmaspäev, 17. märts. Postitustest sai kõige kõlavamaks sellel päeval konservatiivse poliitiku Paul Puustusmaa piltuudis Euroopa suureks tegemisest, mis juhatas tegelikult sisse Tartu Ülikooli professori ja Bigbanki peaökonomisti Raul Eametsa analüüsiva artikli Donald Trumpi majanduspoliitika mõjust maailmale, kus ta leiab, et see, mis juhtuma peab, see juhtub paratamatult. Eamets väidab, et Trumpi võim on taasäratanud ellu juhitava maailma, viidates fossiilkütuste taastulemisele ja rohepöörde hülgamisele USAs. Artikliga kaasnes kümneid kommentaare ja terve plejad erinevaid reageeringuid. Teise koha populaarsuse võtmes haaras endale päevakajaline uudis, mis tuli Postimehe vahendusel ning rääkis taas Vene sõjameeste metsikustest ning sellest, et ameeriklased kavatsevad lahkuda Eurojusti Ukraina vastaste agressioonikuritegude uurimise rahvusvahelisest keskusest. Teisipäeva kõige populaarsemaks postituseks oli üsna oodatult Ameerika presidendi ja Vene diktaatori vestluse kajastus. Õigemini jäi kommentaaridest ning reageeringutest kõlama see, et ega me sellest kõnest midagi teada ei saanud ja ootused selgituste osas langesid järgnevatele päevadele, millal loodetakse saada suuremat ja selgemat pilti sellest, mida nad omavahel rääkisid ja milline on räägituga kaasnev mõju edasistele sündmustele Vene-Ukraina sõja kontekstis. Teiseks populaarseimaks postituseks sai Eesti Rahvuslaste ja Konservatiivide erakonna juhatuse liikme Rudolf Jeeseri kriitiline artikkel Postimehes. Endise kaitseväelasena ta ilmselgelt tajub neid hoovusi, mis toimuvad kaitseväes. Rudolf Jeeser kutsus üles puhastama õhku Eesti Kaitseministeeriumis, kritiseerides selle praegust juhtimist ja otsustusprotsesse. Artikkel peegeldab muret, et Kaitseministeeriumi praegune seis on selline, mis pidurdab Eesti julgeoleku tagamist. Jeeser kutsub üles radikaalseks reformiks ja uueks juhtimiseks, et olukord kiiresti parandada. Kokkuvõttes näeb ta ministeeriumi juhtimist kui ohtu riigikaitsele, mis vajab kohest sekkumist. Kolmapäevane päev möödus oodatult valitsuskriisi tähe all. Kõige populaarsemaks artikliks osutus Objektiivi kokkuvõtte sellest, kuidas uut valitsust toetab nüüd siis 18% valijatest. Objektiivis tehakse kokkuvõte, et valitsuserakondade toetus on võrreldes eelmise nädalaga langenud veelgi. Nüüd toetab koalitsiooni vaid 18,7% valijatest, selgub Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti koostöös tehtud uuringust. Viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 31,4%, Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda 17,7% ja Reformierakonda 16,1% valimisõiguslikest kodanikest. Kolmapäeva populaarsuselt teiseks uudiseks tõusis üsna oodatult Rahvusringhäälingu kaudu rahvale lugemiseks antud ja täismahus avalikustatud uue valitsuse koalitsioonileping. Omaette kurioosumiks oli siinjuures sotsiaalmeedias levima hakanud jutud selle kohta, et koalitsioonilepingu pani kokku tehisaru. Nagu ütleksid selle kohta vanad roomlased, o tempora, o mores. Neljapäeval algas meil astronoomiline kevad ja rahvakalender viitas kevadisele pööripäevale. Uudised ja postitused oma populaarsusreitingute kaudu kevadele poliitikas kahjuks ei viidanud. Oluliseimaks uudiseks konservatiivse Harjumaa lugejate jaoks tõusis Ühendkuningriigi relvajõudude minister Pollardi sõnum, et kaalutakse võimalust paigutada Briti vägesid Ukrainasse, mis võib tähendada nende väljaviimist praegustest NATO idatiiva paiknemiskohtadest, sealhulgas Eestist. Hilisemad kommentaarid küll samale uudisele kandsid ka vastupidiseid hoiakuid, et Briti vägede dislokatsiooni ei ole plaanis muuta. Viimase sõnumi edastas avalikkusele Eesti kaitseminister Pevkur, kes kodumaal on äärmiselt tugeva kriitika alla langenud oma toimetamiste või siis mittetoimetamiste tõttu. Neljapäeva tippu pürgis võimsalt teise uudisena Ärilehe poolt avaldatud lugu, milles käsitletakse Eesti suurima tuulepargi, Enefit Greeni Sopi-Tootsi tuulepargi olukorda.
Ülesse tõsteti väide, et see toodab elektrit ja teenib tulu ilma ametliku kasutusloata ning rahva peale sülitades. Tuulepark, mis alustas tööd juba 2024. aastal, on Põhja-Pärnumaal asuv 38 tuulikuga rajatis, kuid kohalik omavalitsus pole veel kasutusluba väljastanud, kuna ootab täiendavaid dokumente. Enefit Green väidab, et tegemist ongi tavapärase protsessiga, et kasutusluba tuleb peagi tulevikus. Samas on ka kohalikud elanikud sügavalt pettunud, sest lubatud talumistasust ehk kompensatsioonist makstakse elanikele vaid 10%, 3–6 000 eurot aastas, lubatud 38–60 000 euro asemel. Artikkel toob esile pingeid ettevõtte ja kogukonna vahel, kuna kohalikud tunnevad, et nende hüvitised on ebapiisavad võrreldes Enefit Greeni tuluga elektrimüügist. Samas rõhutab Enefit Green, et nad järgivad seadust ja toetavad kogukonda muul viisil, näiteks tasuta võrguteenuse pakkumisega. Olukord seal peegeldab aga laiemat probleemi taastuvenergia projektide ja kohalike ootuste tasakaalustamisel Eestis. Reede, 21. märts oli rahvakalendri järgi pendipäev, mis algselt seotud püha Benediktuse austamisega, kes asutas benediktiinide ordu, kuid see päev liikus meie rahvapärimustesse väga erineval moel. Nii näiteks on Johann Wolfgang Böckleri kirjutatud raamatus Eestlaste ebausukombed, viisid ja tavad aastast 1854, raamat, mis oli muide varustatud Friedrich Reinhold Kreutzwaldi kommentaaridega, et Harjumaal seostati seda päeva usside ärkamise päevaga, kui talveunes olevad ussid uuesti ellu ärkasid. Sellel päeval ei lubatud terariista kätte võtta ega metsast midagi koju tuua. Aga noorema ajaloomäluga inimeste jaoks on vast 21. märts seotud pigem ühe kuulsaima eestlase sünniga uuema aja jooksul. Nimelt 105 aastat tagasi ehk aastal 1920, 21. märtsil, nägi ilmavalgust ilus poisslaps, kelle muusikukarjäär soojendas maailmas väga paljude inimeste südameid pikkade aastate jooksul ning teeb seda veel praegugi. Armastan sind, sulle kuulub mu kindlusand. 5-aastane poisslaps on Georg Ots. Tulles nüüd aga tagasi oma tavapäraste kokkuvõtete juurde, mis kogunenud konservatiivse Harjumaa lugejatelt meie uudistekotti, siis sellel päeval sai kõrgeima reitingu uudisnupp erakondade reitingutest. Tegelikult on see äärmiselt tavaline, et kui avaldatakse järjekordne teade meie erakondade või poliitiliste gruppide populaarsuse seisust, siis saab ta väga suurt tähelepanu. Nagu ikka, sellega kaasnevad rõõmurõkatused ja hukkamõistud. Keegi teatab, et neid populaarsusülevaateid ei loeta, et need on vaid ajakirjanike jaoks või et need on lihtsalt võltsitud. Kuid hoolimata nende reitingute ümber möllavatest eriarvamustest on üks asi kindel, nii oli ja ilmselt jääb, klikke sellised artiklid teenivad nii, et vähe pole. Sedakorda käsitles Popim uudis teemat, kuidas valitsusvahetus on mõjutanud erinevate erakondade reitinguid. Reformierakonna reiting valitsusvahetuse järel kosus, olles märtsis 18%. Tõsi, kuu varasem 14% oli olnud nende viimase 20 aasta madalaim toetus ning enne veebruari oli reiting olnud 16–18% vahemikus. Antar Emori uuringueksperdi Aivar Voogi sõnul kaotas Isamaa toetajaid juhuslikuma eelistusega valijate hulgas, kes liikusid Reformierakonna taha. Teise valitsuspartei ehk Eesti 200 toetus valitsusvahetusest tuge ei saanud. Nende toetus oli 3%, milline tase on neil olnud eelmise aasta juunist. Teisele kohale tõusis sellel päeval häiriva sisuga uudis. Kuid nagu ikka inimeste seas, halvad uudised koguvad alati tähelepanu. Ja psühholoogidel on sellele oma, üsna ammendav selgitus. Aga uudis ise käsitles kauni Ukraina sadamalinna järjekordset pommitamist Vene vallutusvägede poolt. Uudis kirjeldab olukorda, kus Venemaa andis massiivse löögi Odessale tund pärast seda, kui Trump teatas märkimisväärsetest edusammudest kõnelustel diktaator Putiniga. Sõjaväevaatleja Andrei Kovalenko sõnul oli see rünnak Odessale sõja ajal kõige massiivsem seni toimunuist. Uudis ei saa kedagi üllatada. See uudis käsitles uue kaksikvalitsuse ministrite määramise protsessi. Ekspostituse populaarsusele omamoodi aitasid kaasa ka paljud kommentaarid, millised suures osas olid paralleelsed ja sama teemat käsitlevad artiklid teistest ressurssidest. Lähteartikkel ise pärines Rahvusringhäälingust. Teisele kohale tõusis päeva lõpuks uute uudiste poolt avaldatud teade selle kohta, et president Trump tühistas Bideni ja teiste kõrgete USA eksametnike julgeolekuload. Portaal märgib muuhulgas, et endised presidendid ja riikliku julgeoleku ametnikud on traditsiooniliselt säilitanud julgeolekuloa. Seega oli tegemist pretsedenditult karmi sammuga. Ja nüüd, nagu meil ikka tavaks
on aeg viimaseks tõsteks jooksva nädala uudistekarbist. Aeg on tuua nähtavale postitus, milline sellel nädalal absoluutses kokkuvõttes oli meie lugejate jaoks kõige loetavam, populaarsem. Olgu seda siis heas või halvas mõjutuses. Selleks uudiseks oli, võttes aluseks erinevad interaktsioonid, kommentarid, meeldimised ja mittemeeldimised, vihased ning naeratavad emotsioonikoonid ja uudise jagamised. Selleks osutus 17. märtsil avaldatud konservatiivse Harjumaa postitus, milles rõhutati ja soovitati lugeda Tartu Ülikooli professor Raul Eametsa analüüsivat kirjutist president Trumpi tegevusest. Artikli illustratsioon oli intrigeeriv, mis võis anda tõuke loetavusele. Eametsa artikkel rõhutas muuhulgas, et Trumpi administratsioon on lõpetanud kliimaeesmärkide toetamise, mis on toonud USA pangandusse ja tööstusse rõõmu, kuna laenud voolavad taas traditsioonilistesse sektoritesse. See on vastuolus Euroopa Liidu jätkuva rohelise kursiga, mis võib Euroliitu majanduslikult nõrgendada. Oma artiklis toob ta veel esile, et Hiina ja India ei järgi kliimapoliitikat, jättes Euroliidu üksi kliimaidealismi teele. Olles nüüd ära teinud terve töönädala kokkuvõtte ja isegi pisut enam, on siit aeg teile, head konservatiivse Harjumaa jälgijad, öelda tänusõnad. Selle eest, et olemas olete, et vaatate meie tegemisi ja igal moel meid ka toetate. Ühesõnaga me täname südamest kõiki jälgijaid ja püüame piltkasti kaudu hoida teid olulisematest nädalasõnumitest ka edaspidi informeeritud. Kui teil pole võimalust olla asjadega jooksvalt kursis, siis oodake ikka meie pühapäevast saadet, kus me kokkuvõtteid teeme. Suurema huvi korral olete alati oodatud internetiaadressile, mis on ära toodud käesolevaga teie ekraanil, või otsige lihtsalt Facebooki otsinguribal sõnapaari konservatiivne Harjumaa. Aga palun ärge unustage ja meie jaoks on äärmiselt oodatud, kui te meile toetust jagate, kas siis kommentaaride, likeide või jagamiste abil, või mis veelgi meeldivam, tellite konservatiivse Harjumaa YouTube'i kanalit edasiseks vaatamiseks. See aitab meil areneda paremaks ning veelgi meeldivamaks. Kohtumiseni järgmisel korral.